Tere tulemast Musta Kassi Tara kanalile. Tänane video on natuke teistmoodi. Sellepärast, et täna 17. aprillil kell 14.55 luuakse kuu ja seekord luuakse kuu jäära tähemärgis. See toob endaga kaasa tohutu annuse algatusvõimet, julgust ja värsket energiat. See on aeg tegutseda. Kui tundsite end viimasel ajal unise ja uimasena, siis see ongi okei. Oligi aeg ennast välja puhata ja uueks perioodiks jõudu koguda. Ma olen siia nüüd tõmmanud kaardipakist 10 kaarti selleks samaks noorkuu perioodiks ja vaatame siis seda üldist energiat, et mis on nende kaartide üldine energia selleks uueks 2 nädalaks, selleks perioodiks, kui kuu luuakse. Et kuna jäära tähemärk on tulemärk, siis jäära energia on ka selline tuline ja kiirelt tahan tegutseda, tahan kõike ära teha. Aga vaatame siis, mis kaardid selle kohta ütlevad. No see rida algab siin õigluse kaardiga. No õiglus ütleb, et otsused tuleb ära teha. Ja kuna siin 3. kaart on mõõkade 2, siis mõõkade 2 on selge märk sellest, et kui ühesõnaga otsus tuleb teha. Selleks, et edasi liikuda, tuleb ära otsustada. Siin õigluse ja mõõkade 2 vahel on sauade rüütel. Sauade rüütel ongi jäära tähemärgi nagu ehtne esitus või kuidas ma ütlen, ta nagu ongi see jäära tähemärk ise, et tahan ära teha, kiiresti ära teha, tahan ruttu kaelast ära saada. Et tema tahaks peale hakata, aga kui te ei ole otsust teinud, siis ei saa peale hakata. Nii et tehke otsus ära, hakake pihta. Ja edasi tuleb nagu täiesti hämmastav. Ma nagu ise ka ei usu oma silmi, aga nii on, sest sealt tuleb kohe sauade äss. Sauade äss ütleb absoluutselt igasugusele uuele ideele, uutele projektidele ja. Tehke ära ja see projekt on veel selline, kõrval on karikate äss, minu jaoks on alati olnud külluse karikas. Aga ta on nagu selline, see projekt või see uus idee, mis teil tuleb, on just selline, mis teile endale tohutut rõõmu valmistab. See on see, mille kallale te nagu asute tohutu energiaga, selle peale hakkamisega. Ja see on nagu niivõrd emotsionaalselt teie tassi täitev. Ma ütleksin selle kohta ja nii, et see on emotsionaalselt teie tassi täitev. Te olete nagu nii tunnete nii suurt rõõmu sellest, et see ei pruugi alati olla see materiaalne edu, vaid see on nagu see, et ma tunnen sellest rõõmu, mida ma teen. Et see uus idee või see uus energia, mis teiesse tuleb, mida te nagu leiate selle uimase perioodi lõpus, et olete siin olnud võib-olla paar viimast päeva natukene unine, natukene uimane, mitte midagi ei taha teha. Et nüüd tänu sellele kuu loomisele jääramärgis te tunnete seda tohutut energiat ja tohutut tahtmist peale hakata ja ära teha. Ja see on nagu nii võimas tunne, et te ise olete nagu nii õnnelik seda kõike tehes või sellega algust tehes, et see külluse kariks hakkab üle ajama ja see ajab niimoodi üle, et sellest teie rõõmust, energiast, heast energiast saavad osa ka teie lähedased, teie lähedal seisvad inimesed, võib-olla ka töökaaslased. Ja see hea jada siin all jätkub, et no teil on tulnud välja siia või meile kõigile, et kuna see on üleüldine energia meile kõigile, siis on välja tulnud päike. Ja kui teil ongi mõni kahtlus, siis päike valgustab ära selle. Päike näitab täpselt ära, siis ei jää enam mitte midagi, ei jää varjatuks, et päike näitab ära kõik kahtlused, valgustab need ära. Ja kuna teil on siia all, meil on siin all reas ka 2 baasi, meil on siin karikate baas ja meil on siin müntide baas, siis need mõlemad baasid tulevadki heade ideedega, tulevad heade uudistega, võib-olla keegi kusagil ütleb midagi, millest te saate kinni haarata, sest et see periood kestab siis nüüd kuni täiskuuni ehk siis 2 nädalat. Ja siis on ka kannatlikkuse kaart, et siin on
müntide 7. Müntide 7 on selline, te olete oma ideega algust teinud ja müntide 7 manitseb kannatlikkusele, et oodata, millal nagu see saak valmib. Tema on selline kaart, mis ootab saagi valmimist. Te olete nüüd seemne mulda pannud, te olete oma uue värske ideega ja selle jõu ja energiaga, mis teile annab nüüd jäära tähemärgis loodud kuu. Olete alustanud oma tegutsemisega ja nüüd on aeg lihtsalt natukene oodata ja vaadata, kuidas see projekt hakkab teostuma. Ja viimane kaart siin on meil karikate 8. Karikate 8 räägib sellest, et on aeg ka vaadata võib-olla täna ja üldse siin võib-olla 2 esimene nädal ehk, mitte päris 2 nädalat, just oma elus nagu ringi see, et vaadata selle pilguga, et mis teid ei teeni. See on nagu selline hüvasti jätmise kaart, mahajätmise kaart, aga see ei ole selline kurb, et küll on kahju, et see läks, vaid pigem selline, et ongi väga hea, et ta läks, et see ei teeni mind enam. Ma olen palju rääkinud sellest, et see, mis teid ei teeni, see tuleks selja taha jätta. Vahest me veame kaasas seda. Teete kodus suur puhastuse ja mingid nostalgilised esemed meil on. Ma ei tea, katkine tass näiteks või puruks kukkunud pildiraam. Võib-olla kunagi parandan ära. Ma ei räägi meile väikseks jäänud riietest, mille sisse me kindlasti mahume siis, kui me hakkame dieeti pidama. Et võib-olla oleks siis nüüd aeg selle uue ja värske energiaga teha puhastus ja loobuda sellest, mis enam ei teeni, et teha ruumi uuele, sellele samale uuele värskele energiale jäära tähemärgis loodud kuule. Et vaadake siis oma elus selle pilguga ringi, näiteks täna või sellel nädalavahetusel. Tehke üks korralik suur puhastus, nüüd on teil selle jaoks energia, nüüd on teil selle jaoks tahtmine, energia ja et te olete nagu valmis seda tegema, et see unisus ja uimasus, kui teil see veel on, siis see kaob ära, sellepärast et kuu luuakse ja kuu tuleb meil tulise loomuga. Jääramärk ei salli niisama paigal seismist, jäära tähemärk tahab liikumist. Et hakkame siis liikuma, teeme oma kodus suur puhastuse, vaatame, mis sealt kaasa võtta ja mis maha jätta. Et mina soovin teile igal juhul väga-väga tegusat ja uute ideede rikast kuu loomist jäära tähemärki. Kui teile minu video meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like, pöial üles ja vaatame, mida see uus kuu siis meile toob.